Tere, hea Elulabori kuulaja. Tänase saate külalist tean ja tunnen juba aastast 1997. Täiesti juhuslikult sattusin kunagi ühe töökaaslase soovitusel külastama äsja avatud juuksurisalongi Rakveres. Sellest juhuslikust käigust sai aga saatuslik otsus, mis tõi minu ellu aastateks huvitavaid töiseid väljakutseid ja häid sõpru. Sellest samast kohtumisest kasvas välja ka põnev videote ja fotode tegemine ühes väga trendikas juuksurisalongis. Ma ausalt ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes ei tunneks Kersti Suve. See pühendumus ja energiahulk, mida see naine oma ettevõttesse aastate jooksul pannud on, lihtsalt mõõtmatu. Igal juhul oli meil väga mõnus vestlus Rakveres, Revalia salongi mugaval nurgadiivanil, kus meenutasime vanu aegu ja jõudsime jälle vana tõdemuseni. Kes teeb, see jõuab. Head kuulamist. No vot nii, tere Kersti. No tere Jaanus. Selline lumine pühapäev täna meil siin Revalia salongis puhkenurgas. Imeline. Absoluutselt. Ja, muidu mulle talv väga ei istu, aga kui on selline lumine ja pehme ja kohev et siis on, ja annab valgust. Mulle valgus meeldib. Ja saab lund rookida ilmsest enne. Ja mulle väga meeldib ka lund rookida. Jah, mul ka samamoodi 2 tundi enne siia tulekut ma kaevasin ennast garaažist välja, et saaks seda ma arvasin, jah. Kas niisugune suusapäeva tunne tuli kohe kooliaeg? Täpselt nii. Kas kooliaeg ka suusad? Sa oled Rakvere 3. keskkoolis vist käis? Ma käisin Rakvere 3. keskkoolis ja ma käisin isegi spordiklassis ja meid oli lausa klass jagatud pooleks. Ühed olid kergejõustiklased ja teised olid suusatajad. Aga need kergejõustiklased pidid ka suusatama muide. Ja aga ma väga seda ei armastanud just sellepärast, et ma elasin Rakvere kesklinnast väljapool, nii omaga Moonaküla, kui mõni teab seda. See on nüüd väga populaarne koht ka ju Rakveres. Nüüd on suusarajad see kõik värgid, on ju. Ja kuna need suusatunnid olid peale kooli kuskil mingi tund poolteist hiljem, siis ma jooksin koju. Võtsin suusatasin Palermosse, panin kohe starti ja stardist siis suusatasin lõpuni ja siis ma kukkusin kummuli. Et ma ei saanud seda nagu väga nautida, ütlen ausalt. Tegid lihtsalt ja tööd. Kui ma oleks seda nagu saanud nagu mõnuga teha, ma arvan, mul oleks see spordiala meeldima hakanud ka, aga see mul oli lihtsalt nii, et mul jäi nagu veremekk suhu alati sellest suusatamisest ja ma siiamaani kogu valida, et kas sa lähed jooksma või suusatama, ma hea meelega lähen enne jooksma. Isegi talvel, mitte ma ei pane suuski jälle. Nojah, et vaata sulle sai kraabi suuski kuskil mingisuguse, ma ei tea, satud kuskil asfaldi peale või? No, jah. No selline suht suvasaval. Sellel ajal oli vanad puusuusadega, mis seal, sul olid juba plastikud. Need olid puusuusad, vahel me lausa kõndisime sellega, et päris hea mäest läksid hästi üles ja alla tulid samamoodi. No täpselt lumi veel kleepus alla ka veel, kui oli mingi sula ilmine. Ja seal oli vaja teada täpselt, milline määre ja määre oli tavaliselt küünal. See toimis alati. See toimis igat pidi suuskog. Jah, küünal oli taskus, kui me läksime suusatundi. Kodus gaasipliidi peal ma sulatasin mida suuski niimoodi, et saaks nagu ühtlaselt triikraudu ülejäänud kasutada, sest nüüd oleks suur probleem tekkinud on ju peres. Täpselt nii. Me suusatasime, mina Kundas ja meie suusarajad olid ju Toolsel Tigapalus. Me pidime sinna kõigepealt mööda suusarada suusatama sinna koha peale, et sealt suusaringi tegema hakata, nii et korralik neljapäeviti, suusapäevad olid meil seal tunnid ja nii et Ja praegu mul ongi täna sellise suusapäeva tunne täpselt selline, et on 2 tundi lund roogitud ja siis jahe tuš pärast peale võetud ja sikkene nüüd hea Mati ja kohv kõrval ja lahe seltskond ja. Sa olid reaalgümnaasium, mul on nii reaalgümnaasiumis suu, sest ma seal 16 aastat töötasin, aga siis oli 3. keskkool, minu meelest ma mäletan 3. keskkooli oma kooli ajast, see oli nagu mingi tipptase. Ma tean, et minu Kunda koolist nii mõnigi õpilane, klassikaaslane läks Rakveresse, ta läks 3. keskkooli. Et umbes, et see on nagu liitkool või kuidagi selline. Kuidas sulle see aeg tundus koolis? Sa tundsid, sa oled mina liitkoolis? Läksin muide sinna kooli esimesse klassi, kui see kool avati. Täiesti, uksed tehti lahti ja mind viidi sealt uksest 73 vist oli. Ja mina küll ei tea, et oleks, meie aeg oli liitkool ikkagi esimene keskkool, ehk siis praegune gümnaasium. See Valge Maja. Et see oli liitkool.
ja üks oli lihtsalt uus kool. Et mina mäletan jälle sedapidi. No vaata, mina maalt, eks ole, Kundast on tundus Rakvere 3. See on midagi vau, on selline. Jah, aga vau oli ikkagi meie aegse Valge Maja. See oli vau, sinna sattusid need, kes, seal oli esiteks inglise keel juba kohe alguses. Nagu mingi nii et minu sõbranna isegi, kellega ma koos kasvasime Moonakülas, tema käis siis selle niinimetatud eliitkoolis Valges Majas ja tema hakkas kohe inglise keelt õppima ja praegugi ta elabki juba Ameerikas. Et selles suhtes läks see täitsa talle väga hästi sobis. Aga meil oli jah niimoodi, et kuskil mina läksin spordiklassi vist oli kas 6. klassist. Ja see minek oli ka niimoodi, et mitte nii, et ma väga tahtsin sinna nagu minna, vaid meil oli kambavaim. Meil oli nagu, et kuidas see nüüd ei tule, me kõik ju läheme siin ja sina nüüd ei tule. Ma ütlesin, okei, eks ma siis tulen ka. Ega minu ema ju käis vist selles koolis siis, kui ma 1. septembril läksin kooli ja siis, kui ma lõpetasin, ma arvan, ta vist vahepeal üldse ei käinud ja mitte mingisuguseid nõuandeid või et mis sa teeksid või kuhu sa võiksid minna. Mina oma elu jooksul neid ei saanud. Et ma olin väga iseseisev, ise toimetasin, ise otsustasin ja tegelikult no ma olen väga rahul, et ma seda kergejõustikut tegin. Kooliaeg, ütleme, kas sul mingid juhendajad või eeskujud või keegi, kes sind nagu heas mõttes suunas või mõjutas, et sa teed õiget asja või teegi nii või tule proovi veel seda ja... Treenerina ma ei ütleks, et treener oli minu jaoks nagu selline kõva motivaator aga kui me käisime seal isegi TV10 olümpiastardil, mulle ju väga meeldis Jaak Uudmäe, me vaatasime, see oli täpselt see aeg, eks ole. Ja see pikajalgne, siis oli väga niisuguse ägedaid spordikujusid sealt Jaak Vetiku trennist ja kõik see oli nagu selline... Motiveeriv, meil olid suvel isegi spordilaagrid Porkunis muide, et 2 korda aastas me selle, kui teised puhkasid ainult või käisid mingisuguses töölaagrites, seal malevates või siis meie olime spordilaagrites ja seal oli ka väga põnev, sest seal olid Kurtuma poisid, olid mõned sellised ägedad kujud ja meil oli niisugune vahva sotsialiseerumine. Ainus, mis mulle ei meeldinud, et iga hommik pidime vara ärkama ja ümber Porkuni järve jooksma ja meil ei olnud mitte kuskilt lõigata, sellepärast, et me pidime ümber järve jooksma. Jah, see on päris mitu kilomeetrit ju. Päris korralik ikka, ja. See on päris lahe. Kas su klassijuhataja oli? Mul oli õpetaja Põldmets alguses 1. klassis ja tema oli väga-väga tore klassijuhataja. Tegelikult mul on kõik olnud toredad klassijuhatajad. Ja siis oli veel Seger. See on kuskil siis vahepeal oli? Seger oli siis alates kas 6. klassist. Ja siis oli õpetaja Allese. Helvi Allese. Jah. Et tema oli väga selline rahulik ja me klassis, ega me suurt ei teadnud, mis meie õpetaja Allese, me ei allunud mitte ühelegi korrale tegelikult. Ta oli liiga rahulik, jah. Aga kuna meil oli, siiamaani me tegelikult käime, meil on mingigi rühm ikkagi tüdrukutest jäänud siiamaani alles, kus me oleme lõpetanud kooliga lõpetamisest, et ikkagi käime läbi teatud tüdrukutega, nii et midagi on jäänud. Aga see, et sa spordiklassis olid või et kas see on sinu jaoks hiljem elus kuidagi moodi heas mõttes tagasi toonud midagi, et tänu sellele, et ma tegin selliseid asju? Kindlasti, sellepärast, et ma tean, et liikumises peitub jõud, see on hea stressiravim. Kui sul on midagi, siis ma olen alati öelnud, pane tossud jalga ja mine jookse või mine käi ja tee midagi. Et ma ei ole seda ka jätnud täielikult, et ma ikkagi alati mingite etappidena midagi teen. Ma tean, milline see treeningkava võib välja näha isegi, et ma päris võhiks selles ei ole. Tunnetan oma keha, tean võimlemisharjutusi. Selles suhtes, et ma ei ole mulle ei meeldi teha sellist rahvasporti.
Seda ma ütlen küll, et ma ei tahaks minna nagu kuskil massidesse jooksma. Et lihtsalt etapp see läbi ma ei ole, aga mulle meeldib individuaalselt väga palju sellist asja teha, et just enda mõtete ja nagu lihtsalt selliseks nagu teraapia ravimiks mulle meeldib seda sporti teha. Mitte nagu minna massidesse ja tõestada midagi. Ma ei pea kellegile midagi tõestama, et ma teen seda ainult iseenda jaoks. Ja samas mõttes, kui sa seda teed, sa ju eesmärgistad oma tegevust, on nii? Täpselt nii. Et ma tahan nüüd teha nii, ma tahan jõuda sinna. Ja, no kõige raskem on toast välja saada. Diivani pealt ukseni. Ja, see on kõige raskem ja kui sa oled sellest uksest juba väljas ja sul on need tossud jalas, siis on see nii, see on juba hoopis teine asi ja tagasi tulla ja see tunne peale seda on ju väga hea. Ja selle tunde pärast tuleb tegelikult välja minna sellest uksest. Nõus. Tean seda laiskuse momenti ja tean seda, kui oled uksest välja saanud, kui hea siis on. Või pärast, kui tagasi tuled. Ja, täpselt nii. Nii et nii on. Aga sel juhusel mingil määral on ju ka ju oma osa siin elus, et juhustel. Kui suur juhus on see, et sa nüüd 23-aastaselt Võsurannas lihtsalt leiad inimese, kes sind kutsub järgmisele etappi huvitavasse maailmasse, ilumaailma? Ja, sa mõtled nüüd seda missinduse asja, ma peab silmas. Ja, see tõesti juhtus nii, et see vana hea Neptun, mis Võsul tegutses, sai seal ikkagi ju noorena pidus käidud ja siis eks seal olid siis arvata võib Lembitu Kuusel ja Valeri Kirsil juba silm peale pandud ja kui ma sealt uksest välja läksin, siis nad tulid mulle järgi. Rannas hakkasid rääkima mingid missidest, aga me ei teadnud ju midagi, see oli ju esimene peale sõda. Sellest võib-olla kuskilt midagi nägime, et Ameerikas või kuskil valitakse mingid missi, aga no meil ja Eestis, et see tundus ju nõukogude korraeg täiesti mõeldamatu, on ju. Ja siis ma millegi pärast andsin oma telefoninumbri. Meil olid ju lauatelefonid siis. Ja järgmine päev helistavadki mulle. Ja mina mõtlen, kes need on? Mis asja ma ütlesin? Kas ma tõesti... Ja see jutt jäi nagu lihtsalt niimoodi, et ja. Aga kui ma läksin töö juurde, ma töötasin siis kaubabaasis. Ja seal meil oli väga tore seltskond. Meie noorte selline vahva punt. Ja räägin, et kuulge, teate, mis mulle helistati ja mind kutsuti kuhugi. Ja siis ütleb, aga väga äge. Muidugi, sa peadki sinna minema, mis mõttes sa ei lähe, sa vaata ennast, sa oled selline ilus pikk jala, pepud sul ei ole ja kõik. Ja siis nad läksid ära ja mina läksin peegli ette ja vaatasin ennast. Tõesti, mul on pikad jalad ja mul pepud ka ei ole. Et ma ei tea... Et kas tõesti, ma ei osanud ennast üldse vaadata, nagu praegu tüdrukud on ikkagi väga teadlikud, noored juba hakkab väga varakult see peale, nad teavad täpselt, kes nad on. Siis mina võin öelda, et ma isegi ei mõelnud selle peale, ma lihtsalt olin nagu ma olin. Jah, töötasid kaubanduses ja täpselt nii ja meil oli niisugune tore seltskond ja me elasime nagu teist vaibi. Nii, ja siis oligi nii, et... Tõesti, sa pead minema, tuli uus telefonikõne ja nii ma siis andsin oma nõusoleku selle pärast, et nad ütlesid, et mitte keegi sellest midagi teada ei saa. Valeri Kirs ütles mulle, see on salajane, me kuskil ei lähe, ei näita ennast. Ma ütlesin, okei, ega ma väga ei taha ennast näidata ka nagu avalikult on nüüd. Ja lõpuks olime ju seal Sakala keskuses otse laval ja otse lindistuses televisioonis. Oleks ma seda algusest teadnud. Ma arvan, ma ei oleks sinna läinud. Aga kui ma sinna rattasse juba läksin, siis see rattas lihtsalt hakkas veerema ja seal ma olingi lõpuks väljas. Aga lõpptulemus oli see, et väga palju oli Tallinnast ja Viljandist ja Haapsalust ja igalt poolt tuli siis nii nimetatud Lääne-Virumaa missitiitlid haarama. Algul tehti nagu maakondade miss. Jah, sa mingi Virumaa neid või mis... Ja see tõesti oli nagu pooleldi salajane sellepärast, et televisiooni ei olnud, ja. Et olime veel Võsul ja ma mäletan veel Karula mõis vist oli see, kus siis seal vestlusringid käisid ja kõik. Ja mina siis sain sellest nii nimetatud nagu Lääne-Virumaa tüdrukutest, jah, selle nagu tiitli, aga ametliku tiitli said ikka Tallinna tüdrukud ja nii edasi. Aga ma sain isegi, ma mäletan, Viru kolhoos härra Varek
ja siis oli vist Mihkel Juhkam ja kõik kinkisid mulle ühe Ungari reisi sellest, et ma olin ikkagi nii julge ja et ma sain ikkagi, et ma ikkagi Lääne-Virumaa tüdruk ja sai ikkagi nende jaoks missiks. Lähed esindama. Ja siis ma olin nagu automaatselt sisse valitud Miss Estoniale ja läks mäng edasi. See andis sulle ikkagi mingil määral ikka ego laksu, et kuule, ma olen proovin edasi, ma sain ju mingisuguse või kuidas sa... Absoluutselt mitte, mul tekkis lausa hirm tegelikult, aga kuna jälle olid nii ägedad tüdrukud meil, me saime seal ju nii toredateks sõbrannadeks omavahel, et nii palju toetajaid oli ka, et mõtlesime, et pigem põnevus, et mis saab edasi. Seda poolt tõesti ju tehtud ju peale sõda. Jah, et see nagu põnevus rohkem ja siis oligi juba nii, et tekkisid missilaagrid, et me olime seal Viitnal, ma mäletan, Toomase Tarmo Urbiga väga suhkused, siis juba alles tõusuteel, praegu nad on väga kuulsad. Siis meiega oli Vahur Kersna näiteks, kes oli kogu aeg meiega kaasas igal pool, et sellised huvitavad persoonid ja see annab sulle, mulle üldse meeldivad nagu targad inimesed ja neid vaadata ja kuulata ja niisugune põnev olemine, et miks peaks lihtsalt välja minema ja mitte tulema, et läksin selle süsteemiga kaasa nagu. Ja Vahur Kersna oli ju selle õhtujuht nii-öelda või selle konferentsier Vahur Kersna oli õhtujuht ja ta oli see aeg, tegi ju seda veel seda praegune Pealtnägija saade, ehk siis see Ekspress, Õhtune Ekspress või midagi oli. Jah, et ta oli ka juba selline, meil oli jah, nagu väga, väga põnev koos olemine ja tundus see kõik, et teeme ära. Et ei olnud niisugust nagu Ameerikas näiteks see aeg, et seal tekkis nagu võib-olla mingisugune niisugune, et kes saab ja kes ei saa. Meil oli just niisugune vahva punt, et nagu klassiõhtu, jah, et ei olnud mingit õõrumist, mitte midagi niisugust nagu teistmoodi, ma ei tea, võib-olla praegu ma kuulen lihtsalt, et kleite lõigatakse puruks tantsuvõistlustel ja tehakse ei tea mida, siis meil oli jälle vastupidi, meil oli nagu väga kokkuhoidev see. Ja mõndadega ma suhtlen siiamaani, nagu Ehe Urbsaluga näiteks, siis Marika Malein, kes oli Haapsalu Valge daam, et niisugused mõned üksikud. Ja ka järgnevatest nendest, kes on ja Ilimets on ju kindlasti. Ja järgnevatest missidest Liis Tapo, Käti Koorju, loomulikult meie enda Erika Bauer ja niisugused, et ta on väga palju andnud tegelikult. Kas seal hetkel ei tekkinud sul tunne, et mina ikka ei saanud esikohta praegu või kas mingi võistluse moment ikka, ma arvan, et Sisimas võib ikka olla nagu spordivõistlustel, et... See oli väga vahva koht tegelikult, mida ma nagu mäletan, kui see võistlus läbi sai, siis Ehe Urbsalu, kes oli valitud siis vist teiseks printsessiks, hüüab lava pealt, Kersti, aga sina pidid ju olema minu kõrval. See oli nii armas. Ja pärast, kui me seal olime veel nagu seal lava taga, siis ma mäletan seda, et Valeri Kirsi ütles mulle nii, et ja tegelikult sul läks ka Kersti väga hästi. Tegelikult publik valis sind missiks, aga me ei hakanud seda välja kuulutama. Siis ma mõtlesin, et aga see tunne oli lihtsalt nagu hea. Aga hiljem oli veel, ma mäletan seda, et Krista Kajandu ja Kai, keegi oli veel, kes olid Siluetis ja modelli, mingite modellidega nad tegelisid, kas oli, mis seal vanasti oligi sellisel puhul, nii et mind kutsuti, nad ütlesid, et neile meldisin mina neile kõige rohkem ja Moemajas. Ei. Ja just Tallinna Moemajas, pärast sulle tehti tööpakkumine. Ja siis nad ütlesidki niimoodi, et nüüd nad tahaksid oma kindlasti enda missi, et kes on see, kes peab tulema. Muidugi Eli oli väga tore ja ta sobis sinna väga hästi, aga millegi pärast nad seda mulle ütlesid. Ja ka helistasid mingi mõned nädalad hiljem ja tahtsid mind enda juurde Moemajja tööle. Aga kuna ma elasin Rakveres, ja ma ei olnud väga huvitatud pealinna minekus, siis see diil jäi meil katki. Kahetsed ka seda? Ma arvan, et ma ei kahetse seda, aga ta oleks andnud võib-olla uusi võimalusi veel. Aga ma ei mõtle kunagi sellele, et midagi nagu kahetseda. Vaid pigem see, et kui sa ei võta üht, siis sa saad kindlasti teise asja.
et me nagunii ei jõua selles elus kõike nii on. võtta, mis meile pakutakse, eks. Tol korral ju oli kohal ju Soome miss ju Niina Björnström. Ja. Ma sain aru, et ta tekitas teis heas mõttes furoori. Oi, täiesti. Me olime väga... Me vaatasime teda ikkagi täiesti altpoolt üles. No see aeg üldse see Soome ja me ise ei olnud ju veel nii hästi arenenud Sooma riigis. Ja ta oli nii ilus ja väga kena ja vabalt rääkis ja kõik, et eks meil oli siuke nõuga mentaliteet ikka kõvasti sees veel. Sellised sõnad tulid välja nagu tangidega kistult, et aga tema oli selline vaba ja ikkagi sellisest vabast ühiskonnast tulnud, et see oli tuntav ja see on nagu me ju siiamaani võib-olla tunneme välimuselt ära, et kes need välisturist on või mingid Soome pensionärid või heas mõttes. No praegused noored juba hakkavad täitsa selliseks minema, et meil on nendelt väga palju õppida, nagu öeldakse, et lapsed sünnivad selleks, et me nendelt õpime. Ja praegu võib juba öelda, et nendelt tulebki juba väga palju asju õppida. Kas sa mäletad, mida Vahur Kersna küsis Niina käest seal laval, et mis vahed on Eesti ja Soome ilusal tüdrukul? Ma isegi ei mäleta seda, aga mul on see kuskil kõik plaadi peal olemas. Ükskord võiks selle isegi läbi vaadata. Ma arvan, ma pean selle pealt tolmu pühkima, sest ma pole vähemalt aastakümneid seda vaadanud. Eesti ja Soome ilusal tüdrukul on vahe siis see, et Soome ilus tüdruk saab maailma vaadata ja Eesti ilus tüdruk saab ennast ainult näidata. Väga hästi öeldud. See on ajastu truu ütlemine. Palju ma selle ajal oleme 88, palju sa olid kuskil välismaal käinud? Ja. Minul oli 86 esimest korda Ungari. No mina käisin ka siis 88. aastal, kui me oligi ka Ungari. Ka sotsialistlik riik ja. Ikka, me käisime Malevas siin kogemata öeldi, et kes on nagu hästi siin mingi maakonnas Malevaga hästi möllanud hullanud, et preemiaks saavad sinna ja ma ütlesin, no jah, tore, ma olin veel koolis ju Maleva, kuidas see oli see peensõna, mingi töökorraldus või mis iganes meil seal oli komitees, kus ma liige olin, Maleva mingi teema mul oli ja siis järsku ütleb mulle siis Vaike Kingsepp meil koolis see organisaator, et kuule, et Jaak Kaseväli tahab sind saata või sul on võimalus sõita Ungarisse Malevasse preemia, kuidas palun? Mis ma nagu teinud olen? No. Ja see ongi see, et sa nagu kuskil teed, keegi nagu märkab. Aga vanasti oligi, jagatigi ainult lihtsalt preemiana, sa said kuhugi minna, et see, et sa nagu praegu ostad endale reisi, sihukest asja ju tegelikult ei olnud. Sa võisid mõelda, et ma sõidan, aga kus sa ei saanud välja ju. Viisad, värgid on ja lisaks no, riigi korraldus. No need, kes Soomes käisid, need olid ka juba täitsa tugevad tegijad ju. Ja. No minu esimene Soome reis vist oligi 91. või 2. aastal. Kui mul tekkis nii-öelda vaata vanasti öeldi, et igale Eestis on vähemalt üks kodustatud soomlane. Ja. Mul oli need 2. No Lahemaa Rahvuspargis toimetades enam-vähem samal ajal, kui sinna seal Võsukandis ringi käisid 90-93 olin Viitnal elasin ja Lahemaa Rahvuspargis töötasin. Siis tekkis mul seal Soome televisiooniga inimestega tuttusi. Tõid Lahemaale filmi tegema, loodussaadet. Ja need jääd siiamaani ma suhtlen nendega. Nad on juba üsna eakad inimesed, aga ikka aeg-ajalt ikka lobiseme ja nii et see oli jah, nemad alati saats mulle kutse, siin samas oli see Soome ju saatkond, mitte saatkond, vaid see tehti dokumendi siin selles praeguses riigihoones, mis on riigimajas. Sa mõtled see pääste ja see... Ja, ei see roheline maja, mis siin nurga peal on. Riigimaja vist on. Jah, riigimaja. Oligi, see oli alati saatis faksiga, kultuurivaht on matka. Et siis nagu ameti viisamas kiiremini kätte, nii et see oli põnev, jah, just. Jällegi üks asi viib teiseni, vaata ju. Lähed sinna, kohtud inimestega, nagu mina nende soomlastega tegelikult ju, mulle öeldi, et ole hea, nende autojuht vea need mööda Lahemad ringi. Nad tahavad mingit kohti, nad ütlevad, kuhu nad tahavad ja mida nad tahavad. Ja siiamaani aastakümneid juba suhtleme, eks ole. Ma nägin seda sellel Soome televisiooni, ma käisin seal külas neil ja mul tekkis mingi montaaži teema, eks ole, kui oleks mul ka kunagi selline asi või et kuidas tehakse. Ja kiiresti tegelikult arenesime ka nendele järgi, et... Nii et selles mõttes palju see missielu või missinduse pool hiljem sul elus nagu mingisugust heas mõttes hoogu juurde andnud on?
praegu sa tegeled ju ettevõtlusega juba päris pikalt aastaid juba, vaata et 30+ aastat. Jah, kindlasti andis mulle elus missindus palju juurde, sellepärast andis juba enesekindlust ja sellist julgust, et kui sa juba sellised asjad ära teed, see murdis mind nagu sellisest väikelinnast välja mingis mõttes, et sai ju suheldud pealinna tüdrukutega, pealinna inimestega, sai selliseid telestaare näha ja nendega suhelda ja see andis nagu väga palju juurde. Muidu võib-olla, et no ma ei tea, võib-olla olekski jäänud siia väikesesse Rakvere linna, mis ei oleks ka halb olnud, sest meil on ju väga armas linnake, aga kunagi ta oli ju üsnagi räämas ja kole ja tõesti, no seesama teatri siinsamas meil lähedal. Et võib ju ka väikelinnas teha suuri maailmatasemel asju, ma ei ütle kunagi mitte midagi selle kohta. Aga enesekindlust kindlasti väga palju ja sellist julget ettevõtmist ja kuna ma olen ju tähtkujult ka tegelikult jäär, kes paneb enne peaga vastu seina ja siis hakkab mõtlema, siis ma olen väga palju asju selliseid pidevalt mingeid asju ette võtnud ja samas sai ka ühel hetkel kas või see minu eriala valik, et see tuli ka ju paugu pealt sellepärast, et mul oli kaasas seal missivõistlustel Segeri Aigi ja Marika Plehman, kes tegid esimest kooperatiivi iluteeninduses ehk siis juuksur kosmeetik. Iluasju. Ja iluasju. Nemad olid minuga seal kaasas ilu tegemas, siis meil oli võimalus oma juuksur ja meikar kaasa võtta, nagu kõigil teistel. Ja võt peale seda mul tekkis selline tunne, et aga ma tahan juuksuriks õppida, sest tegelikult ma ju kunagi tahtsin juuksuriks õppida ja läksin ka kooli sisseastumiskatsetele. Aga siis olid ju kõik, see oli nii populaarne, et 6 tükki olid ühele kohale ja kuidagi moodi mina oma nende, seal ikkagi käsipesi kätt ja sisse ma sinna ei saanud. Kus see kool asus? See oli Tallinna 19. kool ja see oli minus Kristiines. Seal ma käisin. Nii et ma läksin, ma olin spordikooli, ma olin spordiklassis käinud, mul olid kõik 4-5 ja nad ei tahtnud mind lahti ka lasta sealt koolist, ütles, et aga õppige õmbleks. Ma ütlesin, et ütlete nalja, ma tahan juuksuriks saada. Need on 2 erinevat asja, ma ei kannata õmblemist, sest ma pean õhtuks selle valmis saama, kui ma hommikul alustan. ja mul peab kohe tulema see tulemus kätte. Ja niimoodi ma sattusin tegelikult sinna kaubabaasi tööle vahepeal ja järgmiseks aastaks mul oli juba käsi sees, siis ma sain juba koha. Aga no siis tuli juba lihtsalt muud asjad vahele, meil oli lihtsalt oma seltskond oligi nii põnev ja siis tekkiski see missindus ja kõik sinna takka. See kooli number praegu hetkel mul ei täpselt meenu, aga kas seal koolis võis ka fotograafiat õppida? Seal oli minu meelest poistel oli see auto osa, mis on praegu ka minu see Sõpruse puiestel. Seal kandis ühte kooli, ma piilusin pärast põhikooli, et ma tahtsin fotograafiat minna õppima. Ja võib-olla, minu meelest see fotograafia oli kuskil mujal. See vist oli seal Tondi pool, seal oli mingi muu ja, kool. See oli kuskil mujal, mu sõbranna õppis seal, ta oli kuskil mujal. Minu üldse see fotograafia seal hulgas ei olnud, aga poisid õppisid seal autoremondi luksepaks täpselt nii nagu praegu, kui on seal Sõpruse puiestel. Praeguseks ma käisin mõned aastad tagasi päris aastaid kutseeksamid seal vastu võtmas. Ring on nagu täis, ma ikkagi lõpuks olen seal koolis, aga teistpidi. Jah, nii et... Said seal oma diplomi sealt kätte? Ei saanud. Minuga juhtus selline asi, et siis lõpuks ma ei saanud ju sinna kooli ja mind võttis Plehman Marika siis enda juurde, ma teadsin, et õpetab välja juuksuriteks ja võis olla töökohapõhine õppe. Ja ma läksin nende juurde õppima ja ma õppisin seal tegelikult 3 kuud, aga ette oli nähtud 6 kuud. Ja õppisin sellepärast 3 kuud, et mu õpetaja kukkus ja murdis käelu ja ta ei saanud mind enam edasi õpetada. Ja ma tegingi ära need niinimetatud eksamid, siis oli teenindustootmisvalitsus vist oli, siis oli tehtud mingid komisjonid, kus oli ka Elle Eichelmann seal ja ma ei mäleta keegi veel, sellised meie Rakvere linna tippjuuksuritest, eks ole, ja võeti siis mu eksam vastu, hommikul kell 8 hakkas ja õhtu kell 8 lõppes. Ma tegin kõik asjad selle ära, mis vähegi teha annab, ütleme nii. Siit korralikud katsed ikka. Isegi sellised tangilokid, mida nad teevad Estonia teatrites, ühesõnaga kõike. Mul läks hästi. Ma lõpetasin selle isegi, et läks täitsa hästi. Kedagi ära ei kõrvetanud ja juuksed? Ei kõrvetanud kedagi ära, kõik läks kenasti. Sain nii nimetatud oma tunnistuse kätte ja kui ma ütlen ausalt,
ma oma päris tunnistuse sain alles siis, kui ma ise olin koolis õpetaja, Erik Eivaski koolis, erakoolis, juuksurite kosmeetika erakoolis. Ja minu õpilased tegid eksami, siis mina tegin nendega ka, et saada endale ametlik kutsetunnistus, mida nad siis koolis saavad. Et seda on võimalik teha ka kõikidel teistel juuksuritel, ta ei pea käima koolis, kui ta teeb ära need eksamid. Ja hiljem tegin siis veel 5. tasemel siis ära, nii et minu need paberid tulid hiljem, kui ma olin aastakümneid juba juuksur olnud. Sa õppisid, sul oli lihtsalt nii pikk programm vaata. Et ma ei ole seal koolipinki, ma ei ole nühkinud, jah, et ütleme nii, aga võib-olla et läkski nagu hästi. Jah. Et siis seal ütleme peale keskkooli hariduse omandamist, minul isiklik kogemus teistmoodi. Jah, ma olen käinud ülikoolides, võin öelda, eks ole, aga ma ei ole ühtegi lõpetanud. Sellepärast, et ma olen aru saanud, et inimesed, mida nad mulle õpetavad, nad ei tea, mis on elu. Mul on selline mulje jäänud. Ja ma olen läinud nendega nagu, raks on palju öeldud, aga nagu arusaamatuses nagu. Sa nõuad mingit asja, millest ma ei suuda aru saada, mis on mul selle erialaga nagu pistmist või kuidas ta mind arendab või ma ei saanud aru, ja oligi, mul jäigi viimane pooleli, sest ma läksin filosoofiga filosoofi õppejõuga Tallinna Ülikoolis nii raksu, et kui ta ütleb mulle, et sa ei tohi öelda oma arvamust, vaid seda, mida mina olen sulle loengutes rääkinud. See filosofeerimine ongi mõte, võiksime filosofeerida asjade üle, okei, klassikud neid peab teadma, eks ole, nii edasi. Ja siis, kui ta saadab mind selles mõttes nagu puu taha, et ei, kõik, mis mina ütlen, on kuld. Ja ma ei tohi isegi oponeerida talle sellele. See on küll, et ma olen vales kohas. Tead, kui sa niimoodi ütled, et õppejõududega võib sihukese konflikte tulla, et ma täitsa mitte kõigiga, aga lihtsalt üksikud on sellised. Sa tunned, et on nagu teistmoodi. Mina näiteks tunnetan seda, et need, kes on kooli lõpetanud, nad kõik teevad ühe stambiga. Et nagu karu õpetatakse tantsima, vaata, ta tantsib pärast, eks, aga minul oli nagu õpetaja selline väga individuaalne ja tema kunagi õppis üldse ka ju Tallinna vanalinnas juutide käe all ja tema õppis juba siis Vidal Sassoon koolkonda, mida siin meil üldse siiamaani veel ei teata tegelikult, nüüd teatakse. Ja, mis asi see on, aga mina õppisin selle koolkonna järgi ja minul ongi nagu teistmoodi kõik see lähenemine olnud ja ma olen selles suhtes nagu väga tänulik ja ma olen järgi mõelnud, head ma sinna kooli sisse ei saanud. Muidu oleksin kuskil raamidesse pandud. Ma oleks võib-olla raamides olnud. Et mulle just meeldis see, et selline mõtlema panemine, et see on ju ka tegelikult loominguline töö, et ma mäletan kunagi keegi ütles televisioonis sihukese lause maha, et juuksuris on ju, mis see siis on, et lähed sinna, selline tunne nagu pistad peamasinasse ja lõikab nagu palgi lõikaja. Robot, eks ole. Tegelikult see ei ole nii hea juuksuri, tegelikult tuleb sellest, kui sul peab olema hea geograafiline mõtlemine, sul peab olema hea matemaatiline mõtlemine, et sa saad selle vormi nagu õigeks luua ja silma, loomulikult silma ja ma lapsepõlvest mäletan, oli Kundas ka juuksusalong, seal oli 2 sellist töökohta ja suured aknad olid seal ja alati, kui ma juuksusse tulin, see aknast juuksur alt nägi, kui ta nägi, et ma tulen, siis üks juuksuritest põgenes taha tuppa ja lasi oma mingi praktikandil mind lõigata, sest ta ütles, et minuga on nii raske, mul on nii raske soeng, ma ei tea, juuksed või ma ei saanud aru, mis point on, miks ta mind kardab või kas ta kuidagi mingi ma ei tea, vanemate pärast, või ema oli sel hetkel funktsionäär, eks ole, linnapeaine või ma ei tea, ma ei saa aru. Aga ma lapsena sain aru, et midagi on valesti ja kui ma kodus rääkisin, et juuksur keeldus mind lõikama, sest mul pidi väga rasked juuksed olema. Muide, minul endal ka need juuksuri kogemused ei ole kunagi head olnud. Ükskord oli minul ka veel koguni nii, et ma läksin, mulle väga paksud ja pikad juuksed ja läksin keemilist lokki tegema. Mul on 2 sugust väga halba kogemust olnud, eriti halba kogemust juuksuriga ja ma alati pean neid nagu meeles, et minu kliendid sellist mitte kunagi, mitte ühelgi võimalusel ei tohi seda tunda. Aga samamoodi oli nii, et ükskord oli nii, et ma palusin endale keemilist lokki teha ja siis ta järsku karjatas, et oi, sul on täid peas. Ma läksin täiesti, kõik need mutikesed, kes istusid sinna pappkarbides tehtud need torbikud kõrvades ja föönide all, need võtsid kõik ära, vaatsa, oi, tal on täid peas, eks ole, ja ma mõtlesin, et ja minu juustes, ma mõtlesin, ja kui siin on täid, siis ma ei tea üldse, mis saab. Aga ma teen selle loki lõpuni, ütles veel. Ma mõtlesin, ma terve see aeg kannatasin kogu aeg ja ma mõtlesin ja ma jooksin peale seda kohe sinna 3. keskkooli arsti juurde, et ta vaataks mu pea läbi. Muidugi ta ei leidnud sealt mitte ühtegi
ei tingu, ei mitte midagi. Ja vaat pikad juuksed ka veel, eks ole. Ma tundsin ennast nagu üli halvasti, sest ta röökis üle selle saali. Ja teine kord oli niimoodi, et juuksur ei viitsinud teha lokki mulle. No lokid olid säägi väga moes, me ainult keemilist lokki vanasti tegimegi. Ja siis ta ütles mulle, et nii piksad ja paksud juuksed, ma teen ainult pool. Ma mõtlesin, mis tähendab pool? No ainult otstesse. Ma ütlesin, okei, tehke siis otstesse. Ja siis ma nägin eriti tobe välja. Et ühesõnaga mul on nagu sellised asja, ma kogu aeg mõtlen niimoodi, et kui sa ei oska seda teha või kui sa ei viitsi seda teha, ära siis tee üldse seda. Keegi ei sunni sind tegelikult ju selleks, et see on see suhtumine ja kõik ja see käitumine nagu see on nagu nii oluline. Rivalioni veel jõuame, aga ma vahepeal räägin ühe vaheloo siin, mis sobib võib-olla siia rääkima just selle juuksuri juures. Minu juuksur Natali oli mõnda aega puhkuse suvel, aga mina olin just kuskil Pärnumaal ringi sõitmas ja mõtlesin, 2 kuu pärast alles saan juuksurisse, et lähen käin õige Pärnus juuksuris lihtsalt. Ma ei hakka ütlema, kus ma käisin, igastahes ühes kesklinna juuksuris, sain kohe seal oli 2 töötajad, vaatasin üks nooremapoolne ja selline teisene keskealisem proua, vahet ei ole, vaatan, kes ennem lõpetab. Et juuksur on juuksur. Juuksur on juuksur, jah. Ju ta oskab teha, ja vaatasin, okei, et see noorem hakkab kohe lõpetama, just tegi seal veel viimaseid seal kaelapuvastusi, et okei, mul vist nagu veab, või saan noorem, on ju. Ja siis järsku sealt läks kauem aega, tuli tagant 3. juuksur. Sealt kuskilt oma puhketoast, kus iganes tuli, on ju. Nii, kes järgmine on? Nagu ma ei saanud öelda, et ma ei taha tulla, ma tahan selle juurde minna, ja täiesti ma olen võõras lambikas nagu. Okei, läksin siis selle proua juurde. Mõtlesin, et natuke võtke lühemaks, et silma peale, silm ei paista välja enam, hakkas siis tegema. Ja ma hetke pärast vaatasin, ta käis nagu Edward Käär käsi, niimoodi, see käis nii kiiresti, ma juba ahmisin õhku, tahtsin öelda, et au, mida te teete? Ja siis ma jõudsin selle mõtte läbi mõelda, ta ütles, et valmis. Ja siis, kui lõpuks ma jõudsin koju, siis ma elasin veel Rakveres, jõudsin koju ja siis mu sõber Viljar sattus mind nägema ilma mütsita ja küsis, mis krokodilli kätte sa sattusid? Ütlesin, ole vaid, ma 2 kuud kandsin mütsi. Ja sai muidugi Natalilt peapesu, eks oma juuksed, et kus sa käisid. Ja need juuksed ei kasvanud nii hästi tagasi. Nii kaua võttis aega. Ta tõesti rappis nii ära. Ja juuksed tõesti ei kasva siis õigesti tagasi, kui juuksur ei armasta juukseid. Ma olen seda kogu aeg. Ma sain karistatud, et ma käisin hüppes. Jah. Nii et vahepeal, aga me jõuame rivaali juurde ka. Nii et selles mõttes, vaata kui palju on minu mõttes sellised nüansse või inimfaktorit või kuidagi, kes sinu ette satuvad või kooliaegi, ma mõtlen õpetajad, eks ole, mul on mitu klassijuhatajat olnud algklassides Heldi Randver, kes oli tõesti hästi karm, käskiv ja samas ta oli niivõrd hea huumoriga ja vene keele tunnis ma vastasin talle huumoriga, ta meil vene keelt ka kuskil 4. või 5. klassis, seal mis iganes. Mängisime rollimänge, mängisime poodi nii-öelda, aga seda tuli teha vene keeles. Ja siis mina olin siis nagu kaupmees ja siis keegi tuli midagi ostma, meil oli mingi asjad laua peale pandud ja müüja see ostja küsis, et kuule, et kas teil seda on? Mõtlesin, et ei ole. Aga teie jaoks leiame, võtsin leti alt, laua alt võtsin asja niimoodi. Ja siis ma mäletan seda Heldi, just rõkkaat naeru, et ütles, et kus sa selle peale tulid? Et sa ikka, ma mõtlesin, et taban matsu, mis toimub, eks ole. Aga laps loll ei ole, lapsi näeb, eks ole. Et selles mõttes need eeskujusid on kindlasti kooliaegadest ja mis iganes tegevustest on ju nii palju. Samamoodi ma tean, enam sinna juuksurisse juhuslikku ma ei lähe. Ja. Mine sa tea, millega see lõpeb on ju niigi. Siis see tunne, kui ütleb siis tuleb vahel kuulata seda. Ja 2 korda mõelda ei ole mõtet, see tavaline esimene mõte, mis tuleb pähe, see kipub ka õige olema. Isegi kui sa teed täitsa lampi uut asja. Ja siis lõpuks läks ju aeg ja ma arvasin, et pead tegema oma ettevõtte. Oli nii või? Jaa. 97 või? Millal sa tegid seda? Võt seal ma nüüd vaatangi, et tegelikult Rivalia salong sai 32 iseenesest, aga kui minna sinna registrisse ja vaadata, siis ta on nagu noorem. See oli sellepärast, et ma töötasin enne teise firma all Rivalia salongina. Oli vist Atko ja AS Atko oli, jah. Ja siis hiljem sai see nagu registreeritud eraldi Rivalia salongiks ja siis sai minust ka see juhatuse liige.
Ja aga salongina, Revalia salongina 32 aastat. Jah, 97 vist sa avasid selle niinimetatud Rakveres Presti maja, eks ole, all kuskil seal kangialune. Seal all, kangi all, jah. Ma mäletan, sellest ajast oled sina minu nii-öelda annaalides minu eluteel ette jäänud heas mõttes. Et ma ei tea ka, kuidas see kukkus niimoodi välja, et ma õppisin siis olin just ka autojuhiload saanud ja mitte väga hea, väga rikkaliku sõidukogemusega, ütleme nii. Aga oli vaja ju minna materjaligi Tallinnasse vaatama, siis millise materjaliga tööle hakata ja kõik. Ma mäletan, ma ei maganud 3 ööd, sest ma pidin sõitma Tallinnasse. Ma sõitsin terve öö oma mõtetes läbi, kus ma sõidan, milliseid tänavaid pidi ja kõik. Et arvestades praegu, kui me sõidame, me käime... Ma ei pane tähelegi seda, kuidas mul lähed vooluga kaasa, eks ole, aga see aeg oli nii kohutav, et ma mõtlesin, ma pean minema Tallinnasse ja veel autoga. Ja siis oli ju vaja meeskond kokku panna. Et ma mäletan, kuidas ma läksin ka sinna kaubabaasi, Ilona Pild oli selleks ajaks jätnud millegi pärast pausile oma juuksuritöö ja ta oli oma ema juures kaubabaasis köögis tööl. Ma läksin uksest sisse, ma mäletan, ta tuli parasjagu nõudekastiga, ma ütlesin nii, ja nüüd viskad oma nõudekasti maha ja tuled juuksuriks tagasi. Ta ütles, et päriselt tulen, vaat niimoodi ma korjasin lihtsalt neid töötajaid endale kokku. See oli temaga kogemus ja teistega samamoodi või? Sa teadsid neid juba või keda sa? Jaa, ma teadsin Ilonat ja siis ma teadsin ja siis keegi veel soovitas kedagi ja meil tuli väga äge tugev tiim kokku. Ja mis me ju erinesime ikkagi teiste sellisest suurest hallist, kus oli siis standard juuksur, me ikkagi erinesime sellest, et me olime väike, kogukondlik, hea materjal ja tegin ju kõik oma õpetaja järgi tegelikult, sest minu jaoks oli väga suur alus antud just minu enda õpetajal Plehmo Marikal. Et tema näitas mulle, et see perfektsionism tuli tema poolt, selline tohutu töötahe, selline väga-väga niisugune maksimalism, kõik tuli tema poolt. Et ma võin seda öelda, ja ma olen siiamaani seda järginud. Ikkagi heas mõttes iidol, keda järgida. Tema tegi minule täielikult selle aluse. Et Kumu ju levib, vaata, ja see, et ma Revalia salongi sattusin, oli ka mu endise töökaaslased, tõenäoliselt Anneli, kellega ma koos töötasin. Tema käis seal ja ütles, et kuule, uus juuksur, et lähme sinna või miks sa seal veel käi. Kuidagi tundub, et selle kaudu ma sattusin sinna üldse. Ja tegelikult ma võin öelda, et natukene saatus soosis ka seda meie kiiret arengut just sellepärast, sest Plehmo Marikal oli väga suur klientuur ja kui tema läks ära Ameerikasse elama, siis nad ju kõik sammusid ju minu juurde. Ma sain sellest klientuurist väga palju endale koha ja ma olin ju alustav juuksur tegelikult. Aga kuna ma õppisin seal oma õpetaja kõrval, siis nad ütlesid, et sa ju oskad ka ju, sa oled õppinud on ju nende lemmikjuuksuri juures ja niimoodi ma tegelikult sain alustatud. Et selles suhtes ma pean väga tänulik olema, et ma sain kohe väga hea klientuuriga alustatud ka seda salongi. Ikka vastutus oli ka päris korralik, ma kujutan ette. Kas sa magasid ka öösiti üldse? Ikka ja neid tõususi ja mõõnasi nende aastakümnete jooksul on ikka olnud ju küll ja iga aeg õpetab uut asja. Et kui enne oli nii, et alustasin juuksuriga, siis me jõudsin ju vahepeal laieneda nii, et mul oli isegi massaaž ja solaarium ja kosmeetik ja maniküür ja pikiküür ja kõik. Ja ühel hetkel ma tundsin, et ei, et Kersti jää oma liistude juurde, et seda sa oskad kõige paremini hallata, sa oskad seda arendada ja see kosmeetik ja need siis kõik vaikselt me lükkasime nad oma tegevusest välja. Pangamajas avasid ju nii-öelda filiaali, eks ole. Ja neid salonge kokku tegelikult sai päris palju. Kui hakata mõtlema neid remonte ja kõike sai ju tehtud ja edasi liigutud. Nii kaua, kui me tulime siia teatri kõrvale majja. Siin me oleme nüüd olnud juba kas pea 20 aastat varsti. Kui IT-shop siit välja kolis arvutipood. Jah, täpselt. Oli sükene räämas ja jube maja, eks ole. Selle arengu sees veel on, eks ju, läinud, me oleme siis Jõhvi salongi teinud, Pärnusse, Tallinnas oli 2 tükki, 1 Rakveres, et vahepeal oli meil 5 salongi. Aga koroonaga see pani asjad paika, natukene raputas meid
et me Pärnus panime kinni, kuna ta oli ostukeskuses. Ja noh, ütleme nii, et me leidsime, et see ei ole väga rentaabel. Pärnu inimesed tahavad suvel ka puhata. jah. Keegi tööl ei taha käia. Et ikkagi kuurort linn, et kõige kuurort linn ja seal on nagu, kui me võib-olla ei oleks olnud ostukeskuses, oleks saanud võib-olla kõikide tüdrukutega kaubale, aga võtta see ostukeskus, ma olen kogu aeg mõelnud, et miks meie ostukeskused on laupäevad, pühapäevad lahti. Et tegelikult me peaksime mõtlema sellele, et laupäevad, pühapäevad peavad olema perepäevad. jah. Et ma leian, et siis oleksid inimesed õnnelikumad ja mitte midagi ei juhtuks, et kui see, aga üks keskus ei julge ju enne kinni panna, kui teine ei pane. Ja siis nad kõik muudku uhavadki selles vaimus, aga kui lähed kuskile kas või Inglismaale, seal kõik puhkavad. Kell kukub ja kõik on ju. Jah, et kõik on õigesti mõeldud. Kooliaega, seda nii-öelda nõukogude aega, mitte ma nüüd ülistaks seda, aga sel ajal olid Rakveresse tulles, Kundast tulles, võtta, mis mõttes esmaspäev ja Rakvere poed on kinni. Jah. Pühapäeval oli kinni, esmaspäeval olid kinni. Et see nagu, mis mõttes, siis Kundas on poed lahti, eks ole, esmaspäeval. Et tundus, et mis mõttes, et tegelikult on see loogiline. Endale peab ka ja tõesti selle perele peab ka leidma. Perele peab, ja me mõtleme üha vähem ja vähem selle minus, et me peame nagu kogu aeg olema tööl, tegelikult me ei peaks olema, meil peavad olema oma perepäevad. Et see ainult ei künna seda vagu, eks ole, kui et on vaja lihtsalt, et see kopikas tuleks. No kopikat on ka vaja ilma selle, et ta ju ei saa ei leibalauale, eks ole, ega sooja eest maksta. Paraku nii on. Ja lõpuks lihtsalt salongides tõmbasime koomale. Jõhvi salong tahtis, müüsime Jõhvi salongi maha ka, sellepärast nendele endale tagasi. Et nad tundsid, et nüüd nad on jälle nii palju tugevad ja on meie koostööpartnerid lihtsalt võtavad meilt nüüd kaupa, ise majandavad. Lihtsalt aeg soosis seda tõmmata vahel korraks tagasi, et mõelda, mis edasi teha. Ja võt siis hakkaski arenema rohkem see meie e-poendus. Jah, see Hire Pro. See Hire Pro, jah. Ja sai nagu ladu suurendatud, sai sortimenti suurendatud ja sellega me jätkame ka praegu väga intensiivselt, sest ütlen ausalt, juuksurisalongid vajavad juuksureid ja see juuksurite hea juuksuri saamine on raske. Neid on vaja, kas või see, et mul enda salongides on väga palju mu enda käe alt tulnud õpilasi ja ma olen ka seda teistele ju tegelikult jaganud, mu enda käe alt on väga palju õpilasi välja läinud. Mõned tipud isegi siin. Mõnigi on oma salongi, eks ole. Salongi omanikud, nad on koolitajad, näiteks siin Kevin Murphy koolitaja on minu käelt tulnud, siis seal Intersalonis Martin Kullus on väga tubli aastakümneid, väga tegus juuksur. Jõgeva salongi Jass, kes mäletab teda, tema on seal ju salongi omanik ja neid jätkub veel Soome ja isegi Prantsusmaale. Kõik on minu käe alt tulnud nullist õpilased. Aga ühel hetkel lihtsalt sa enam ei jõua neid õpetada ja tunned, et kool on ikkagi selle jaoks. Ja nüüd me hakkasime isegi sellise mõnusa hea kogukonnaga siin tugevamatest juuksuritest ja koolitajatest tegema oma väikest erakooli. Et see on nüüd päris uus projekt, et ikkagi mingiks ajaks kindlustada endale tööjõudu. Et järjepidevus oleks, et oleks järjepidevus, sest õpilasi tuleb palju koolist, aga ma ei tea, kuhu nad lähevad. Ja see on nagu üks suur murekoht. Vanasti oli nagu selline, ega selles nõukogude korras ei olnud ja ka kõike halba. Et kui nad õppisid näiteks, neil oli suunamine. 3 aastat. Ja väga huvitav on see, et mul on praegu näiteks prantslane kolleeg. Tema õppis prantsusest, see on ju täiesti tavaline asi, et nad õpivad koolis ja nad töötavad salongis ja nad peavadki jääma peale kooli veel paariks aastaks tegelikult sinna salongi tööle. See on siiamaani neil. Siis meil sellist asja ei ole. Meie raiskame riigi raha, maksumaksjate raha. Niimoodi. Seda meil. Mitte ainult juuksuris, vaid muudel elualade samamoodi. On see koolides? Neil on vist ette kuidagi, et kas nad saavad 3 eriala valida, järjest õppida tegelikult ja mitte kuskile jääda. Et see on, minu meelest see on raiskamine. Ma saan aru, et ühel hetkel sa võid tunda, et ma ei ole ikkagi juuksur või ma ei ole ikkagi potsepp või remondi luksepp.
aga sa saad ju ka poole pealt selle tegelikult juba selgeks. Mitte Kas nii, ma teen õiget asja, on ju? ja et vanemad on, ma õppisin selle ära, see diplom on mul taskus, palun mulle nüüd järgmine kool, et nagu niinimetatud vanematel on ka väga palju eluaegseid lapsi, kes ainult õpivadki. Ja nad ei lähegi tööle, nad ainult õpivad. Et see on üks suur probleem tegelikult. Mul on üks tuttav oli, kes õppis, lõpuks sai doktorantuuri läbi, mis iganes ja lõpuks tuli magister istub doktorantuurist, eks ole. Ja ta sai aru, et ta enam ei taha seda, sest et kui ta selle ära teeb, siis ta peab tegelema kogu aeg samas kohas oma teadustööga, samas kontoris, kus ta või mis iganes teadusasutus, kus on, seda, see ei ole tema elu ja ta läks tootval tööle, ta läks ehitusele. Ütles, et ma vaim puhkas, et ma näen, ma teen midagi. Täpselt. Tal oli küllastus sellest haridusest heas mõttes või et ta tahtis minna lihtsalt sõnades mõttes tööle botaanikaeda, kus ta teab taimi värki särki, eks ta tahaks botaanikaedas minna nagu oma neid lilliga tegema kasvot. Öeldi, et me ei saa seda ametit pakkudes sealt üle kvalifitseeritud. Sa pead minema teadustööd tegema, mitte siin lillepottides kaktused istutama, mida ta väga tahtis ja armastas seda tööd teha. Läks lõpuks ehituse mingi perioodiks, ma ei tea, mis ta nüüd teeb, eks ole. Aga see ongi see, et sa nagu lähed ja lihtsalt, ma saan aru, sa kodus oli selline heas mõttes või sund või mingi kallak või hoiak, et peab rohkem ja rohkem seda edasi õppima, järgmine next level, aga edasi, mis saab must edasi? Otsepidi ma ei kahetse, et mul on ülikool poole, et mul ei ole diplomit taskus. Aga ma saan eluga hakkama. Ja omast saaks mitte halvasti, ma õpin kogu aeg uusi asju. See, et ma sinuga kunagi kokku sain, ma olen sinuga nii palju heas mõttes igasugust vette vilet teinud, on ju. Küll pildistan, küll videot teinud, küll paremini, küll halvemini, on ju. Et minu jaoks on need põnevad väljakutse, et ma õpin iga kord midagi. Ilma diplomita. Sa ei ole mul kunagi diplomit küsinud. Väga paljud asutus praegu enam ei küsigi mingid diplomid, nad vaatavad, mis sa teha oskad lihtsalt. Just, sinu väärtust muus mõttes. Et nad ütlevad ju kõik, et aga diplom veel ju ei tööta. Mitte, et ma vähendaks, kui keegi tahab õppida ja saab diplomit, loomulikult, see on tema valik, tema võimalused, eks, tema tahtmine. Aga ma räägin oma mätta otsast, et jah, kas ma oleks parem, kui mul on diplom taskus, mis ma teen sellega? Okei, ma saan kedagi ennast kellelegi müüa, kes mind ei tunne, on ju. Et mul on mingisugune kursus kuskil mingid punktid läbi käidud, on ju. Filosoofidega vaieldud, on ju. Et ma sain sellest 2 ainepunkti, on ju. Ja kui saad palju pabereid, siis keegi sind ei võtta tööl, on ju. Täpselt, ongi teine äärmus, eks ole, et üle kvalifitseerin, sa liiga tark oled meie jaoks, on ju. Aga jah, aga siis ma praegu tagasi tulles Rivaali juurde, seal on praegu siis hetkel 2 salongi ainult, jah? Praegu on 2 salongi, üks on Tallinnas seal Tornimäel. Ikka endiselt seal me oleme juba 14 aastat olnud ja tegime väga värske uuenduskuuri seal. Nüüd on toolid laes, jah? Kuusepuu ripub meil laes ja me ei saa seda alla võtta, sest ta on nii ilus. Ja me mõtlesime, et ta peab terve aasta läbi tiirlema meile, et kliendid ütlevad, et ei saa seda alla võtta, see lihtsalt sobib siia. No püsikaunistus on ju. No oleks nagu hea, eks me peame midagi välja mõtlema ja teine on Rakveres siin nüüd praegu ja sellega me mõlgutame nüüd palju mõtteid, tahame sellel aastal üht-teist ära korraldada, sest tegelikult see on kõige vanem salong. Ja mitte keegi ei ütle, aga teil on siin ju nii ilus, mis ta siin vaja teha on. Aga see ongi see, et sa töötad tegelikult ju kogu aeg ja salongil tuleb samamoodi jälle uus kontseptsioon. Kui ta enne nägid välja näiteks mingid orhideelilled ja kõik siukene must-valge ja nii, siis nüüd me nagu muutsime oma kontseptsiooni ja välimust ka. Et oleks nagu ära tunta meie salong või siis meie ladu või midagi, et oleks kõik nagu ühte moodi. Et tegelikult sa pead nagu kogu aeg sellele nagu mõtlema. Ega seda puhata ei saa. Jah, aga ütleme see praegune visuaal, mis see on ju tegelikult Jungle Fever, ehk siis selle ainu maaletooja esindaja sellel Eestis olnud ju selle stiilis olete ju. Ka nemad muudavad oma sellist brändingu välimust, nii et jah. Nii et sa oled nii või naa oled sunnitud. Nii või naa, ikkagi Jungle Fever peab ikka olema, aga nüüd niuke first class. Ja, loomulikult. Et peaks ennast nagu rohkem välja näitama ja kliendid tahavad ju vaheldus. Me alati mõtleme sellele, et klient tahab ju ka midagi uut kogu aeg näha. Et see ei ole, et ei tohi nii lihtsalt suhtuda klientidesse. Rutiini langeda on keeruline. Ja nagu rutiini langeda. Et see nagu ei vii edasi. Me oleme neile ikkagi rohkem nüüd heaolu,
asju siin pakkunud, meil on siin peale kohvi ja igasuguste maiustuste me oleme ikkagi võime pakkuda ka väikest siukest mulli ja veini ja väike pits konjakit või limoncellot, miks mitte. Pidutused ja bakkanaalid, eks ole, tulevad mingid meelelahutajad sisse ja ma annan idee sulle. Ikka see, et see töötab väga hästi ja eriti siis, kui on nädala lõpp või inimesed lähevad näiteks kuskile teatrisse, kinno või peole, siis nad hea meelega teevad siin väikese starteri, teevad ennast korda, on ju, ja meil on nii hea meel seda pakkuda. Et kogu aeg pead ikkagi mõtlema, et tal oleks siin hea olla. Ja sa ju tegelikult siin juba otsapidi mainisidki, et sul on ka Rakvere teatriga päris pikaajaline diil olnud. Ja, no see teater on meiega käinud ju koos, me oleme igasugust ägedaid showsid ju koos teinud sinugagi Jaanus, kui see 15 saite, eks ole, siis tegime ju vahva moeshow oli, sünnipäeva show oli see paroodia üritus, mis seal pealkiri oli? See oli vist... Ma üritasin meenutada, aga mulle ei tulnud meelde, kuigi video kuskil riiulis mul on, aga... Mingi Trend Vision järsku. Trend Vision oli, jah. Seal oli mingid nomaadid ja värgid. Enne me tegime klubis eksklusiivi erinevaid idamaine show ja see muudku kasvas ja kasvas nii kaua, kui meil oli lõpuks teatrisse 400 täiskohaga see oli äge. Müüdud etendus ja see oli väga äge. Ja Tiina Mälbergi lavastatud. Tegime neid visuaale sinna. Just, ja oli sellised Tiina talumehekleidid ja Kerli Tinni seal kokkupanekud nendes moe asjades ja seal oli väga palju kaasalööjaid, et peaks uuesti seda videot hakkama läbi vaatama, sest see õnnestus ideaalselt ja see nii toitis, et ma mõtlesin, et kui see läbi sai tegelikult, ma mõtlesin, mis järgmiseks, sest iga show meil nagu tõstis level kõrgemale kogu aeg. Kindlasti. Oli ju nii. Ja siis mõtled, no mis järgmiseks siis? Iseendale nagu tõstad nagu mingid ülesannet paned, eks ju? Ja kui mõtled niimoodi, et ja kui paremat ei tule, siis ära tee praegu rohkem. Et näis, kuigi meil on väga ägedaid ideid siin tulnud Margus Kroosnega jutuks ka. Ja tegelikult üks asi mul on veel tegemata. Aga ma ei saa sellest rääkida, võib-olla ükskord teen selle ära ka. Siis kui valmis on, siis räägid, eks? Jaa, sest see on nagu nii teistmoodi. Et jah, praegu oleme lihtsalt rohkem toimetanud selle Hairploolaoga ja oleme teinud siin neid igasuguseid muid, seekord proovisime isegi jõulupuduaari teha. Nii. Et see on nagu, mitte nii nagu sa lähed ostukeskuses, kes müüb seal juustuvorsti ja lambanahku ja puulusikaid. Et me tahtsime, et oleks nagu rohkem glamuursem. Inimesed tulevad väike baar, kus nad saavad seisatada, tulevad moedaamid, vaatavad üht-teist endale sinna, mis puudu on, heade soodukatega, jutuveste, see on natukene nagu teistmoodi. Eristuda. Ja see oli nii vahva, et isegi see Aili Raudsepp ja meest Anneli perenaine seal, et meil tekkis nii ägedaid uusi ideid, et see võiks saadagi nagu mingisuguseks, ta võiks veel korduda. Et näiteks kevadel ja jõulude aeg on ju, miks mitte, ja tekkisid uued ideed, mida juurde paned. Et mina leian, et nii palju, kui me nüüd siin ettevõtjad siin Rakveres on, me peaksime seda väga hästi läbi saama ja üksteist täiendama, siis me jääme nagu ellu. Ja üksteisele kliente andma, soovitama, kuidas me anname kliente, mitte niimoodi, et ära sinna mine, vaid vastupidi, mine sinna. Ja mine vaata seda või seda. Ma olen ka seda kogenud oma nii-öelda karvade abil, eks ole, peakarvade abil, et juuksuril on ja salongil on väga suur vahe. Nii koolkondade, nagu enne jutuks oli, või ka siis inimese, kes seda teeb, on juuksuri oskuste või töövõtete järgi, et see on minust väga äge ja see ongi üks põhjus, miks ma olen siin 30 aastat, olen Revalia salongi klient olnud. See Pärnu hüppe oli väga valus hüppe minu jaoks, rohkem on nii idee, ma sain omad vitsad. Et jah, kindlasti on kuskil teises salongis ka kindlasti häid juuksud, kes suudaks minu väga rasket joengut lõigata, aina hõrenevat, eks ole. Aga ma olen jäänud nagu truuks sellele keskkonnale või nende inimestele, minu meelest on see, ma tean, mida ma siit saan. Jah, loomulikult, igal asjal on oma hind, eks ole. See, mis kunagi maksis sul 9 eurot maksis lõikus, see juba ammu ei maksa seda 9 eurot ja ma tean, millest ma maksan rohkem, ma tean, millest ma maksan. Ma maksan turvalisuse eest.
ma tean, mis mulle tehakse. Kui ma tulen siit välja, et ma julgen mütsi peast ära võtta ja minna nagu üks rahva sekka ja öelda, et ma käisin Revalias. Mul on Revalias juuksurid. Et see on see, miks ma olen jäänud sellele margile truuks. Ma ei viitsi joosta ühest kohast teise. Ja tõesti, kui juuksur ütleb, et või sa ütled, et ära praegu enam siia tule, meil on nüüd, pool aastat mind ei ole, siis ma küsin su käest soovita, kes mind võiks minuga hakkama saada. Nagu me ütleme tüdrukutega siin oma kolleegidega, et meil ei ole nagu minu klient, vaid need on meie kliendid. Täpselt nii. Me ei ole New Yorgis, kus on miljonid inimesi. Meil on nagu nii kord paigas, mitte ainult selle töö tegemisel, vaid ka selles, kui me ära läheme töö juures, siis meil on täpselt nii, nagu keegi poleks isegi siin võib-olla tööl käinud. Mitte keegi lahku enne salongis, kui kõik on puhas, sest see puhtus on ju nii tähtis. Mida ma panen tähele, sa ütled, et salongil ja salongil on vahet. Et siin samas, seda mustust ma näen väga palju, musta tööd ma näen nagu väga palju mingites salongides. Et võetakse kas või see rätik peast ja visatakse näiteks kuskile riiuli serva peale või niisugused asjad, mida ma nagu kogu aeg saab. Sest juuksur on nagu, vaata, juuksur võib olla nagu koristaja. Et ta ei ole ainult juuksur, ma alati ütlen, et juuksur peab olema väga hea koristaja, et ta suudab enda järgi kogu aeg selle ära koristada. Et sinu pilt ongi selles nagu ilust. Et see ei tohi olla selline nagu lohakas ja mis põhiline, ise peab ju ka vaata korras olema. Jah, et sa oled nagu etaloon, eks ole. Et just. Et ma ei mõelnud seda, et juuksuri salongid ma käin nüüd vaatama, kas kuskil rätik vedeleb või kas on juuksekaru liiga palju. Meie ju seda näeme. Ja, sina vaatad oma mätta osast, aga ma lihtsalt olen selles mõttes, et igas seltskonnas omad mingid töövõtted, ma mõtlen seda ja mingi aura on teistsugusem või erinev, et ma ei ütle, et halvem või parem, aga erinevus on. Kas või maja näiteks tingib selle? Olen kuulnud, me kliendid vahel käivad ka kuskil mujal. Ma ei saanud aru, mis ta kogu aeg ütles mulle ja ma ei osanud käituda. Vaat niimoodi nad ütlevad, et ma ei teadnud. Teile tule, ma tean täpselt, mida ma teen ja te ütlete mulle kõik ette, mis te teete, kuhu ma pean minema. Ma ei teadnud mitte midagi, see tundus kõik nii kummaline. Erinevad töövõtted, stiilid on erinevad tõenäoliselt, on ju? Eks ta nii on. Igal salongil on oma selline aura, aga mis ma ütlen, et võib-olla sellepärast ka, et meil on nagu kõik palgatöötajad. Et väga paljud salongid ju töötavad ju niimoodi, et nad annavad ju kohad. Ja siis igaüks teebki seda, mida ta tahab. Ta teebki oma käekäigu järgi. Ja siis võibki tekkida kliendil see tunne, et omanikuna ta oleks lihtsam sellist asja pidada, aga mina just olen mõelnud, et just see, et see klient tunneks ennast hästi, peab tulema nagu pere juurde. Ja, nii on. Me hoolime kõikidest klientidest tegelikult. Väga. Ja seda on märganud ka tegelikult 2024 Rakvere linnavalitsus. Sa said ju väga uhke teenetemärgi. Või see oli küll väga põnev. See oli nii põnev, et kui meie linnapea Triin Varek helistas mulle ja ütles mulle selle uudise ja ma panin toru ära, ma istusin tükk aega, ma mõtlesin, et ma helistan talle nüüd tagasi ja ütlen, et sa vist ajasid sassi, et sa helistasid Suvekerstile. Et see oli nii ja siis ma tükk aega mõtlesin ikka. Ma ei suutnud tagant ruumist välja tunna, ma ei tohtinud veel kellegile seda öelda ka enne, kui tuleb siis ametlik teavitus. Ja ma ikka tükk aega mõtlesin, kuidas mina, et see ongi see vist see, et nagu ei mõtle endast nii palju. Sest ma teen oma tööd, lihtsalt ma tean, mida ma teen ja et ma tahan seda hästi teha ja kõik. Aga ma ei teadnud, et ma olen sellega nagu märgatud ja alati ma viskasin ju nalja, et kõik läksid peole, ma tegin kõiki korda, ma sain, kuidas ma tahaks ka üks kord, et mind kutsutaks sinna peole, aga mitte niimoodi. Ma ütlesin Triinule ka pärast, et aga ma ei tea, aga mitte niimoodi, ma ei tea. See pealkiri on ka et see oli väga, väga suur üllatus mulle. Rakvere linna kõrgem tunnustus, eks ole ju. Ja. Antakse füüsilisele isikule Rakvere linnale osutatud eriliste teenete eest, nii et sa oled ka eriline tüüp oled siis ju. Ja tuli nii välja ja. Nii et selles mõttes on tore, ego sai jälle heas mõttes ju pai, sa ikka aastakümne trügad ja siis märgatakse sind. No muidugi, eks mõni klient ütles mulle ka seda, Triin käib kindlasti sinu juures juuksuris, ma ütlesin, tead,
ei käi ta meie salongis. Väga kurb, aga ta ei käi meie salongis, tal on endal hea juuksur oleks sulle olemas. varem võib-olla see auhind tulnud. Et ei ole tegelikult asi üldse sellega seotud, et ja seda ei otsusta mitte ka üks inimene, vaid tuli välja, et seda ikkagi otsustas, jah. Nii et näed, ikka sind märgatakse, et sa ei ole ei rühi ainult kuskil läbi halli kivi kogu aeg, eks ole, et no vot ei tea jah, miks see niimoodi on siis oli nagu kunagi üks Tšuksi nali oli, et Tšuk sai ordeni, eks ole, ja siis kui küsiti, et mille eest, ta ütles, et vist järjekord tuli minuni, ja minu kord tuli. Ja. Et ju siis äkki ta ise ka ei teadnud. Tuleb teha vist lihtsalt südamega ja ausalt asju. Mina arvan, et ja küll siis märgatakse. Ja siis küll märgatakse, kui on vaja, aga mitte nii, et nagu põhimõtte pärast, et ehk siis mind märgatakse. Ei, ma ei ole kunagi mõelnud selle, nii nagu sinna missivõistlustele minek, ma ei mõelnud seda. Ja see ammugi mitte ja see, tänu sellele sa ka seda ettevõtlust nii kaua oled teinud, see sind kõnetab. Ja me oleme enne ka saanud väikeseid selliseid tähemärki, jah, saime vist paar tükki isegi, on meil saadud Rakvere siin linnavalitsuse poolt aastate eest. Ja nüüd siis nagu selline eriline tunnustus. Vägev. Siin seina taga on üks asutus Ciao Bella. Mis see on? See sündis, ma võiks isegi öelda, see on minu poja suur unistus olnud. Minu vanema poja suur unistus, Martin Tamme. Tema vanaema oli väga siukene hea toidutegija ja käis ka õpetamas välja Tammeve. Ja arvata võib, sealt on tema siukene huvi toidu vastu ja tal on üldiselt ka hea maitse. Ja ta tahtis nii väga ka midagi teha siukust põnevat, mõtles, et teeks pitsat ja lõpuks talle tuligi niisugused inimesed ta ümber, kellega ta sai selle asja kätte võtta. Ja nad tegid selle ära ja toimib väga hästi. Nii et mina ütlen neile ainult tuult tiibadesse. See Itaalia teema on üldse sinul peres, vist on väga kuum sa. No eks see vanepoeg sealt selle pisiku sai ka, kui me käisime ikkagi puhkamas siin, mõned pere puhkamised olid seal Itaalias. Ja siis pitsa armastus ja kellele see ei meeldi, eks ole. Ja nüüd veel nende, et nad on nii häid tiitleid veel selle pitsaga saanud. Et on ju tituleeritud isegi Eesti parimaks pitsaks, eks ole, ja seal on ka käinud neid itaallasi ja ütles, et me ei saa Itaaliaski nii, et pitsat, eks. Ja mina arvan, et nendel on veel väga suur areng ees ja nad hakkasid ka mingit oma mett tegema, mis on nende enda välja töötatud retsept, mis käib siis nii lihale, kalale kui pitsale. Sa ei ole proovinud seda, Jaanus, või? Ma olen mingi tuubis olen. Tuubis, vot see ongi see, et see on väga maitsev, tõsiselt on mingi tuubis seal on ka mingi... See on spicy, Bella spicy või midagi sellise nimega, et nad müüvad seda endal koha peal ka. Itaalia on jah, mul tuleb Itaalia nii-öelda a la Ciao Bella sarnaseid õhukese pitsad, nagu nad teevad. Veneetsia me öösel sõime seal Veneetsias, kuna meil olime matkal ja siis buss pidi seisma 8 tundi. Ja siis me seal öösel käisime siis Veneetsias kuskil kangi all, vihma sadas, kuskil tellisime mingi tohutu pitsa, selline nagu ajaleht suur, et kamba peale ära süüa. See oli, ma mõtlesin, see on nagu ajaleht ajalehe peal, see oli nii hukene, mõtlesin, et ma polnud kunagi sellist pitsat näinud, tahtsid karmingi paksu põhjaga niimoodi on. Ja siis me jäime nälga tegelikult, sest meil ei jätkunud sellest, me näljane, nagu me olime matkarahvas. Ja siis, kui ma seda siin olen ka söömas käinud, siis mõtlesin, tuleb alati see Veneetsia meelde, et jah, täpselt see sarnane Itaalia mekk on, see on kogu see õhukene pitsa ja selline nostalgia laks tuli kohe. Ja, need on väga tublid ja ma arvan, et... Nii et põhimõtteliselt sa oled jällegi kellelegi heas mõttes ju ka tõukanud, et tegutseda ja eeskuju mingil määral ettevõtluse seisukoha pealt tekkida. Ma olen isegi mõelnud, et nad on öelnud niimoodi, et poisid on mulle öelnud nii, et mul on 2 poega, eks, et meil on ju nii tubli ema, et kuidas me saame teist moodi olla. Ja vahel nad ütlevad isegi niimoodi, et ma ei tea, et kas me suudame. Ja nüüd esimest aastat tegelikult, kui ma käisin väiksel ringreisil, siin olin 2 nädalat ära, ma ei ole kunagi nii kaua ära olnud puhkamas. Tead, kui hästi nad said hakkama. Et ma kohe tundsin, et ma vist võin hakata juba vaikselt asju üle andma.
et esimest korda tekkis selline tunne, et ma ei pea kõiki asju ära tegema ja ma ei pea kõiki asju otsustama, et mul on esiteks nii hea tiim, mul on Natali väga tugev, kelle ma võin ära minna, ta on mul nagu seisab selle meie Revaalia eest ja minu pojad ja minu minija, et kõik nad teevad oma asja nii tugevalt, et sa julged nagu heas mõttes delegeerida. Ma esimest korda, Jaanus, tundsin seda, et ma saan asju hakata ära andma. Et sa usaldad. Et ma usaldan ja ma ei pea enam nagu kõigele mõtlema. Kõike kontrollima üle tegema. Ja mul isegi, see võib ohtlikuks muutuda. Selles mõttes, et mul vahel isegi tekkis niimoodi, aga te ju tegite seda ja tehke siis edasi. Et miks te enam küsite minu käest? Aga sa oled umbes tagasi ja ma ütlesin, ei, tehke edasi. Usaldaga jätta aktsiate see protsent enda kasuks, nagu öeldakse, see pakett jätta enda kasuks, et ära kõike maha müü heas mõttes. Aga see on äge tegelikult, võib-olla see on mul ka sarnane, et koolis ka õpilasi juhendades, õpetades, kunagi Martinit ka olen õpetanud, eks ole. Just. Et ma nagu sain aru, et tegelikult ega noored ju rumalad ei ole. Nad kasutavad seda varianti, mis sulle õpetatakse või antakse võimalust nii palju ära, kuni antakse heas mõttes. Et kui sa hakkad liiga kõiki asja kontrollima ja ütlema, teisi on valesti, eks ole, siis tee siis ise. Et tuleb vahepeal lisata heas mõttes nagu vette ka need, et ujuge. Samas eemalt ühe silmaga kiikad, et kuidas neil see õnnestub, et nad saavad hakkama. Tuleb lihtsalt usaldada, tuleb lahti lasta. Ei saa kõik nende eest ära teha. Sa annad nagu see Hiina vanasõna on, et ära õpeta, ära anna näljasele kala, vaid anna talle õngi õpeta kalastama, eks ole. Tuleb lahti lasta, jah. Et see mõnes kohas mõned inimeste jaoks on keeruline. Ta tahaks eluaeg teda, et ainult nii, nagu mina ütlen, on õige. No ei pruugi nii olla. Lase ma aga mõtlen. See on ka üks põhjus, mis kunagi 20 aastat kodust ära läksin. Kodus oli meil kõik nii paigas, heas mõttes vanemad tahtsid head, loomulikult. Aga ma tahtsin minna, läksin kodust ära, ma tahan ise proovida elama hakata. Aga head sa seda tegid ise, sest tegelikult ju praegu on ju nii palju, meil tuleb oma mingi 6 klienti ikka päevas, eks ole, ja kõike, kui kuulad neid lugusid ja elad juba nendega nagu kaasa seda, nende elust nad tulevad ju räägivad, isegi psühholoogid tulevad, ütlevad, aitäh, Kersti, et sa aitasid mind ja olles ise psühholoog. Et kui palju kuulad tegelikult neid lugusid ja mõtled, et ja annad nõu, tõesti me peame rohkem usaldama ja lahti laskma ja samas aitama. Jah, ma olen alati olemas, kui tule küsimus. Ma ei pea hommikust õhtuni sinuga vestlema, suhtlema, aga ma olen öelnud, et kui sul on abi vaja, ükskõik õpilane, mis iganes, ma annan sulle alati nõu nagu... Tead, see on nii raske olnud selles mõttes, et vaata meil, võib-olla sellepärast, et minul ka ei olnud nagu mitte midagi oma lapsepõlves. Ei olnud võimalusi. Et mul ei olnud isegi jalgrattas, ma mäletan, ja kui ma lõpuks selle sain, siis ma olin suur, ma enam ei tahtnud seda. Ja siis, kui sünnivad sulle lapsed, eks ole, siis sa mõtled, oi, et peas, et nemad ei kannataks mul seda puudust. Et tead, kui palju see on? See on selle ajastu, me keerame nad lihtsalt vussi. Ja hea on, kui saavad lapsed ise aru, aga mõned ju kasutavad seda ju kohe ära. Enamus kasutab selle ära. Ja. Minul oli ka kõik, õde on must 8 aastat vanem ja tema sai uue jalgratta, mina sain tema vana. Perel Juukase, nii ja oli sellega ringi juhada. Ja siis, kui lõpuks teda kodus ei olnud, ma sain tema siis saljuudiga rattaga sõita, see oli nagu teine klass, hoopis teine asi kohe. Ma isegi mangusin, et äkki ma võin sellega minna kooli ja mingi rattamatkale umbes, et see oli nii teine, see oli nagu ja vahel sai ka, jah. Nii et aga kas või see, ma näen kas või praegugi kooli, meie läksime kõik, kui bussi ei käinud, me jooksin jala. Sukapüksid olid õhukesed jalas, muid jalad olid täitsa ära jäetunud. Siis praegu on autode voor ju see kooli ees, ei pääse sealt mööda, sest kõik viivad oma lapsi. Ja kui ema istub juuksuris ja kui tunnid lõpevad varem ära, sa ei kujuta ette, millise sõimu saab ema, et ta ei ole tal koolis vastas. Aga laps elab ise mäe taga seal üle. Olen sellised kogenud. Et see on nagu, siis mõtledki niimoodi, nagu ütledki, kas ta ise jala minna ei saa? No jaa, aga väljas on ju külm. Et koduni on mõnisada meetrit minna, ma tean seda konkreetset juhtumit. Me teeme tegelikult seda ise ja me arvame, me teeme head, aga tegelikult me teeme nii palju halba. Nii kui laulgi ütleb, et see tuleb hiljem kätte. Laul ütlebki, et liiga palju armastust võib olla tappev. Just. Ja see tuleb hiljem.
väiksed lapsed, On väiksed bumer- mured, ma saan aru, suured bumerangina lapsed, suured tuleb. mured, eks ju. Absoluutselt. nii et selles mõttes niisugused heas mõttes kitsaskohad ju panevad edasi mõtlema, kuidas me edasi teeksin, on ju. Jah. Ükskõik on sul siin ettevõtlusega ka kõik aastad pole ju vennad, eks ole, kord läheb paremini, kord läheb halvemini, eks ole. Et sa hakkad jälle mõtlema, et oota, teeks ju, lükkaks teistmoodi ju, et mitte heas mõttes ju kõrbeda nii majanduslikult kui oma tegevust või leiaks mingi uue asja, on ju, nagu sa räägid, siin hakkad. Jah. On ju, et sa pead kohe olema heas mõttes ju nagu oravrattas. No praegu on nagu täiesti uus ajastu, sa pead mõtlema need asjad, mis olid vanasti, need enam praegu ei hakka töötama ja sa peadki nagu mõtlema midagi muud. Et kuidas see nagu Plaan B oleks nagu inimesed muutuvad. Ja väga hea on praegu jälgida noori, mis nendele nagu üldse korda läheb. Sest nemad ju on sinu kliendid tõenäoliselt. varsti on nemad minu kliendid ja mida nemad võiksid tahta. Et mõttekohti on väga palju. Peab paindlik olema, eks ole. Peab väga paindlik olema, peab analüüsima, peab noori usaldama, kuulama, jälgima. Täpselt see, et seda elu usaldama, seda kõike sa koolist ei saa ju. Jah, nii on. Mis sul veel plaanis on? Mis siin veel tulevik toob sulle? Meil on mõned plaanid ikkagi meie arengu suhtes, nagu ma ütlesin juba siin vahepeal ka, et see kooli tegemine, eks ole, täitsa uut moodi, et see kooliõppe, et tuua see õpilane siis nagu kohe töökeskkonda, et ta õpiks asja ära. See on nagu selline uus ja uudne ja me oleme nagu kõik teisipidi igast linnast, eks ole, Tartust, Tallinnast, meie siit Rakverest on ju, ja me õpetame neid õpilasi ja siis nad peaksid tulema meile siis nagu salongidesse tööle. Et tõe kriteerium on praktika. Jah. Siis on veel paar projekti selle lao juures, niisugused mõtted, pop-up kohti, näiteks miks mitte. Inimene ei pea enam omama väga palju asju, sest kõik on nii kallis. Et omada näiteks mingeid ruume, maksta selle eest ja käia seal võib-olla 1 või 2 korda nädalas tööl. Ta saab mingi pop-up koha näiteks võtta, teha oma töö ära ja ära minna ka neid mõtteid, igasuguseid huvitavaid ideid ilumaailmast, uute toodete peale, läheme aina ökoloogilisemaks, eks ole. Tooteid on miljoneid. Meie oht on see, kui inimene ei taha enam olla ilus. Nii, tahab olla omanäoline, siis sa teed ta koledamaks. Ja, et tema ilu jaoks. See on nagu väga suur oht. Ja mis me veel oleme leidnud, et tooted ei pea enam olema nii väga kallid. Et isegi odavamaid asju on ka väga häid ja tervislikumad. Et niisugused märksõnad. Aga ole proff ja leia need üles, eks ole. Sellised märksõnad, jah, millega võiks nagu edasi vaadata. Et põnev. Elu on põnev ja mulle meeldib väga, et minu noor meeskond töötab sellega. Minu noor perekond, et nad näevad neid rohkem, nad oskavad märgata rohkem ja minu poolt on see, et mina õpin neid rohkem usaldama kogu aeg. Sest nemad on ju sinu meeskond ja nad toovad sulle võib-olla uusi ideid või et sa üksi võid tahta, aga kui meeskond kaasa ei tule, siis nagu on kuigi nad ütlevad, et aga sina oled see, et ma olen öelnud, et ma astun kõrvale, et ei, praegu sa oled veel see, kelle peale tullakse. Maskott, jah. Nagu maskott, jah, et siis mõtledki, et okei, ega ma ei kavatse, mulle meeldib mu töö. Kui mulle ei meeldiks see töö, siis võib-olla, et ma ei oleks ka nii kaugele jõudnud. Et ma panen sinna sisse oma energia. Ma ei tee nii, et mulle ei meeldi või ma jätan mingi asja pooleli nii, et käib küll. Ma ei ole seda kunagi teinud. Mitte ühegi kliendiga. Nad on minu jaoks ka nagu nii individuaalsed ja ma tahan, et nii perfektselt ma tahan nad välja voolida, et ma kunagi ei jäta nii, et ma ei jää rahule. Võib-olla see ongi see lihtsalt selle eduvõti olnud. Ja
ja ma arvan, et mu töökaaslased kõik on seda ka märganud ja nad on ise samasugused. Nüüd sa oled jällegi kellegi jaoks etalon, keegi üritab olla kas sinu sarnane või vähemalt mõelda või tegutseda sarnaselt, et mitte jääda nagu ühes samade liistude juurde. Et see on ju äge. Et see töötahe ja see distsipliin, see on meil nagu väga tähtis. See distsipliin on nüüd hiljuti just olime ka koos siin juuksurite ühenduste naistega, istusime, tegime väikese õhtusöögi siin, siis ka nad ütlesid niimoodi, et nad tegelikult imetlevad meie salongi distsipliini. Et nagu kõik on nagu paigas, et ei ole nii, et ma tulen siis ja ma lähen siis, kui ma tahan. Et ei, kõik käib ilusti graafiku alusel, ka mina töötan graafiku järgi, mida Natali mulle teeb. Kõik küsivad, sina võid ju käes, oled ju siin omanik ja käid nagu tahad. Ma ütlesin, ei, mina vaatan graafikusse, millal ma tööl pean olema. Et see ongi see distsipliin, igal ühel on oma töö. Iga üks teeb oma asja ja see peab olemagi nii. Kellaajast kellaajani, kõik asjad toimivad. Ja see on meil kogu aeg olnud. Seda distsipliini ma olen raiunud tegelikult kogu aeg. Ja kellele see ei meeldi üldiselt, nagu mulle ka töörukud ütlevad, sa võid siia tööle võtta keda iganes. Aga kui ta meile ei sobis, ta kukub nii ehk nii välja. Ta saab aru, et ta ei ole õiges kohas. Et aeg paneb paika. Just, et aeg paneb paika. Mul on ainuke selline heas mõttes suur soov, et see Reval ja sinu tegemised kestaksid veel pikka aega. Minul ka, ma kogu aeg mõtlen, mul on lapselaps. Et on nagu selle... Et on suhteliselt minu moodi. Õnneks ta on ka lõvitähtkuju. No nii. Et tal on selles mõttes siukene, tundub, et võiks... Ambitsiooni võiks olla. Ambitsiooni olla, ja. Mina sa tea, et üks kord võtab üle. Kõik võib olla. Kõik võib olla. Ja. Ega me ette tea. Mis sul tänane päev veel toob? Tänane päev tundub vist, kui lumi on roogitud, siis seda ma tegema ei pea. Üks väike poering. Sest tegelikult ma poes käingi vist ainult pühapäeviti. Käid teraapiat tegemas või on vajalik? Ma võtan oma 2 väikest chihuahuat, nad tahavad sotsialiseeruda. Võtan nad kotti või panen kärusse, vahel ma käin kärus, eks ole. Ja siis teen oma ostud ära terveks nädalaks, sest et tööpäevadel eriti aega ei ole selleks. Ja puhata, et kirikus käidud, sinuga vesteldud ja pühapäev on perepäev. Pühapäev ei tohi teha tööd. Mina nüüd rikkusin sinu see ei ole töö tegemine, Jaanus. See on väga meeldiv sõbraga kohtuda. Sest sa oled ju ka meile ju tõesti, nagu sa ütlesid, aastakümneid käinud ja selline suur usaldusisik, et kui meil on alati olnud ju vaata midagi vaja ja Jaanus tuleb filmi, Jaanus teeb pilti, siis me teame, et see on hästi tehtud ja täpselt nii nagu sa tunned meid, meie tunneme sind. Et elame sinu tegemistele kaasa. Ma saan ka nagu praegu nagu kohe nagu tunnustusmedali. Aga nii ongi. Aitäh. Aga see ongi nii, aga ma ei oleks muidu välja ka tulnud. Ma oleks kohe aru saanud. Selge, ma pean veel pingutama. Veel tõestama. Sa ei pea üldse pingutama, sellel aastal Jaanus peab olema täpselt see, kes sa oled. No nii, täpselt. Täpselt pead ütlema seda, mida sa arvad. Ja kui sa tahad nagu vihastad või tunned, et sulle ei sobi, siis lihtsalt tõuse püsti ja mine ära või ole vaid. See on selle aasta märksõnad, see on muide tulihobuse aasta, see on minu aasta. Kusjuures, seda ma ei teadnud, et see aasta niimoodi tuleks või peaks käituma, aga ma olen oma elus, jällegi, mida vanemaks sa saad, seda rohkem ma olen aru saanud, et ma ei viitsi tegeleda asjadega, mis mind ei kõneta või suhelda inimestega, kes mulle midagi ei anna. Kust ma kaotan energiat, ma tunnen teeb, et siis ma elimineerin. Nooremalt peas seda ei osanud seda, see oskus tuleb. Ja siis sa võib-olla kompad ka veel natukene, et see tulebki tegelikult kõik vanusega. Ma olen alati öelnud niimoodi, et see vanus on tegelikult ka hea asi, see enesekindlus tõuseb. Just täpselt, et see enesekindlus ja kõik tõuseb selles mõttes, et... Koged ja oled kuskil mingid ämbred kolistanud ja ega ma olen ka oma videotegemistes väga palju ämbred kolistanud. Ma ikka praegu ette lugema loetleme, küll sa kunagi varem või hiljem kuuled, on ju. Aga siin podcastis ikka olen nii mõnele
midagi juba siin nagu salaja nagu ei olnud, eks ole. Et seda kõik tuleb ja kui sa sellest ei õpi, no siis on muidugi halvasti, on ju. Aga kui sellest saad mingi oma õppetunni ja sealt lähed edasi ja parendad oma tegevisi ja vigu lapid ja teed järgmine paremini, siis ongi parem kui eelmine kord. On ju nii? Jah, ja ma arvan, et sul täna pühapäeval jätkub, õues ei ole veel päris pimedaks läinud, aga varsti sa jõuad veel poodi. Praegu seda valgust jätkub tänu lumele. Jah, on pikemalt isegi öös, linnakuma muidugi teeb selle valgemaks, eks ole. Rakvere on ilus. On küll. Ja aina ilusamaks läheb iga korraga. Jah. Et oleme ju Rakvere fännid. Absoluutselt. Minu vanaema elas Rakveres kunagi Vene tänav 9. Et mul on sealtkandis on nagu osa lapsepõlvest on sealt pärit. Olen seal aega veetnud, nii et minu jaoks on Rakvere suur linn. Ja kunagi, kui ma tahtsin isegi, kui Tallinnas said, alguses tööl käidud, tööd alustatud, siis ma mõtlesin, et et ühel hetkel võib-olla võiks ikkagi minna Tallinnasse, et läheks nagu sinna elama. Siis mulle praegu väga meeldib ikkagi elada Rakveres ja Tallinnas tööl käia. Tallinn on ju Rakvere eeslinn. Täpselt, see on Indrek Taalma ütles, kus juures mulle nii meeldis, ütles, et Rakvere on alati ju Tallinna eeslinn olnud. Nii on. See on, jah. Selge. Kuule, aitäh sulle selle sinu isikliku aja eest pühapäevasel puhkepäeval. Naudi seda, mis sulle veel tänasel päeval veel aega on veel asjade toimetamisel. Ja kuulame näeme jälle. Kui mitte varem, siis kord kuus saame jälle kokku, ma tulen jälle lõikama. Ja aitäh sulle, Jaanus, ja oli väga meeldiv vestelda sinuga just pühapäevasel päeval. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Sellised lood said räägitud ja mõtted mõeldud. Märtsi lõpus tähistas Kersti ühte ilusat ümmargust juubelit. Kui aus olla, siis kui ei teaks, ei usuks ka, mis number tal ette lõi. Seda energiat ja hoogu on Kerstil endiselt väga palju. Igal juhul aitäh vestluse eest ja tagantjärele suured õnnesoovid. Pane aga täiega edasi. Sinuga on lahe. Järgmised lood juba 2 nädala pärast. Siis olen juttu puhumas Kadrinas. Kuulmiseni järgmises saates.